Mina olen Maire Raidi abikaasa ja sattusin Lahemaale Metsakorralduskeskuse töötajana 71. aastal. Siis oli meie ideoloogiline juht oli Liidi Pettai, kes rääkis väga palju sellest, kui vana on Lahemaa asustus ja kes on uurinud seda Eestimaa asustust. Ja tema tekstist kummas läbi mitu korda Johanseni nimi ja selle järgi ma hakkasin nagu tõsisemalt uurima, mis mees on Johansen. Ja tuli välja, et Johansen on kirjutanud raamatu, Taani hindamisraamatu Eestimaa lehekülgedest. Ja siin on üks tema raamatu plaanidest, see käsitleb Harjumaa osa ja see on Johanseni enda käega joonistatud skeem, kus munkade ristimiskäigud on. Ja siin on Kuusalu kihelkonna osa ja Kahala järv ja siit on näha, kuidas siis Johanseni versioonis ristimiskäigud on mööda vana Narva maanteed kulgenud kuni praktiliselt Kolga mõisani. Johansen on vaadanud ka Virumaa poolset osa ja see on sama väljaande skeem. Ja siit on ka näha, kuidas see ristimiskäigud on kulgenud, alganud rannikult, toolselt on tema versioon, jõudnud Järvamaa kaudu Loobuni ja siit edasi siis on ristijad käinud Sika-Saka üle Narva maantee praktiliselt kuni Padaoruni ja sealt edasi on tegevus läinud praktiliselt pikki Vana-Narva maanteed. Nii, ja nüüd kerkis minul üles küsimus, et kui see nii on olnud, et Harjumaa pool kui ka Virumaa pool on seda Narva maanteed nii intensiivselt kasutavad, et kui vana see Narva maantee siis iseenesest on. Ja ma pean ütlema, et Johansen oma raamatus eitab Narva maantee olemasolu selle all ja ütleb, võib-olla oli ta kasutusel talveteena. No siin on nüüd see ristimiskäik natuke suuremalt veel. See masin ei taha alluda minule. Niimoodi natuke suuremalt näha ja keskus oli siis kuskil siin Kuusalu kiriku juures tõenäoliselt ja Johanseni käsitluses on ristijad läinud mööda vana Narva maanteed kuni Kaberlani, sealt tulnud Trummule ja kuidagi moodi siit tagasi tulnud, aga sellest ta ei räägi. Ta räägib seda, et edasi on mindud uuesti Kuusalust Kahala, Kalamäe, Uuri ja Kullava. Kullava asukoht ei ole täpselt teada, aga ma panin ta siia Kolga oja ligidale, sest tõenäoliselt ta seal on, sest ajaloolised ürikud ütlevad seda, et 2 või 3 korral tekstis on esinenud niisugune teelõik Uuri, Kullava, Sigula. Nii et tähendab, Uurilt Sigulasse sai läbi Kullava ja seega ta võiks siin ääres kuskil olla. Ta võiks ka allpool olla, aga siin pole kunagi asustust olnud ja asustust pole leitud ja sellepärast ta tõenäoliselt asub selles piirkonnas. Nüüd siin on rootsiaegsetelt kaartidelt need samased teelõigud, see on Kaberla küla, see on vana Narva maantee joon ja lillaga on siis munkade ristimisteekond märgitud. Järgmine on Valkla küla, asub siin ja selle järgi on Kiiu küla on siin, mõis on siin ja järgmisena on siis Kuusalpüü ehk Kuusalu küla. Kirik on all siin, praegune Kuusalu keskus on siin, aga tol korral oli siis see Kuusalu küla, asus vana Narva maantee ääres. Kahala ja Kullava ja Kalamäe kohta kaarti ei ole, aga Sigula kohta leidsin Eesti ajalooarhiivist niisuguse töökaardi, mille kohta ei ole teada, kes on selle mõõdistanud ja kes on selle töö teinud, aga siin peal on hästi näha tee, mis viis Narva maanteele ja siin peal on siis ka see tee, mis läheb teist otsapidi Kuusalusse. Ja veel üks ülevaatekaart Rootsi ajast, see on Kuusalu kihelkonna kaart
aastast 1697 või 8 ja siin on nüüd see Narva maantee äärne Munkade ristimiskäik nagu selgelt näha. Ja Narva maantee ise läheb sealt edasi. Nõnda. Ja nüüd vaatan veel kord seda Narva maanteed siis Tallinnast alates. Toompea on siin, esimene käik oli mööda Tartu maanteed üles, Lasnamäe panga serva mööda, jõuti kuskil siia Lasnamäe kohale ja siit mindi üle Iru. Kas seal oli sild või oli ülepääs või parv, seda me ei tea praegu, aga Iru on esimene, mis on nimekirjades olemas. Siis järgmise tulevad Võrdla küla, Jõelähtme, Koodi, Ruu, Kaberla, Valkla, Kiiu, Kuusalu, Kahala, siin Kahala kõrval on kohe Kalamäe, Uuri ja jälle see problemaatiline Kullava. Ühesõnaga 1219. aastal või 20. kuna mungad siin käisid, me võime öelda, et kuni Kolga mõisani oli Narva maantee olemas. See on 53 kilomeetrit mööda seda vana kõverat teed mööda. Kahjuks ei ole ma uurinud Virumaa osa, aga me näeme, et Virumaalt hakkab Narva maantee äärsete külade lõik peale Loobult. Siin on Liiguste ja Kärmu ja edasi tulevad Aaspere ja Vanamõisa ja nii edasi kuni Narvani välja. Nüüd vaatame tsaariaegselt verstakaardilt, miks see Narva maantee ise nii kõverik on ja siin on mul ka nüüd need Narva maantee äärsed külad kuigivõrd pääl ja Loobu on veel selles nurgas kuskil seal peaks olema. Siin on selle koha peal. See on Kahala järv, siin on kõrgem maa, kuiv, üle Kolga oja, ümber Viru raba. Siit oli jälle maa seljandik, mis viis välja Pärli äärde, siin on jälle väike raba, see sundis pöörama põhja poole, siit on mindud üle Valge jõe, kuiva maad mööda. Valge jõest edasi on maa seljandikud, mis on kahel poolt rabade vahel, Läsna küla juurest läbi ja Loobule välja. Loobult üle Loobu jõe ja edasi Narva poole. Nii et see tee on ajalooliselt kujunenud välja neid kohti mööda, mida andis käia ilma, et inimene oleks sohu sattunud kuskil. Ja jõgede ülepääsud on ka tänapäeval kõige soodsamates kohtades, kui me hakkame seda jalakäigu asja vaatama. Siin on Maa-ameti kaardiserverist mul võetud välja üks kultuurimälestiste kaart. Siin kaardil on näha siis kõik need ajaloolised ja arheoloogilised ja muinsuskaitselised objektid, mis asuvad Harjumaa Harjumaa idaosas ja Virumaa lääneosas. Ja see on siis Vatku, Ilumäe, Muike lõik ja siin on näha, et see lõik on juba muinasajal olnud asustatud, siis siin on metsane ja soine väheasustatud ala, üksikud märgid siin asustusest on, aga Kahala järve juures algab jälle peale. Nüüd tekib niisugune olukord, et on väga raskesti usutav, et need naaber kihelkondade inimesed omavahel läbi käinud. Ja suure tõenäosusega see läbikäimine ei käinud mitte seda Narva maanteed mööda, sest siit oleks jäänud jälle uuesti soo taha kinni, vaid läbimine toimus üle Kolga küla, siit mindi üle Valge jõe kuskil selles lõigus ja jõuti Porgastele. See Porgaste tee ots on siin näha. Ja minu üllatuseks on 1699. aastal Rootsi ohvitser Karl Magnus Stewart joonistanud ühe Tallinna ümbruse kaardi ja siin peal on väga selgelt ja ilusti märgitud Narva maantee, siin on Kuusalu, see Narva maantee jookseb siit oma väga selge tiiruga ümber Viru raba, see on siin kohal, läheb üle Pärli jõe ja jõuab Valge jõele. Ja Stewart on joonistanud siia ka Porgastelt tuleva tee, mis tuleb üle Valge jõe ja jõuab Kolga küla juurde välja. Ja edasiste kaartide uurimisel aastast aastasse, kui mingi kaart seda ala on käsitlenud, on alati see tee olnud olemas.
see tee on olemas ka tänapäeval. No ma näitan nüüd jälle seda Maa-ameti põhikaardi ja olukord on siis niisugune, et Maa-ameti kaardi järgi tänapäevane tee läheb siit Loksale, Kotka-Veski on siin, me oleme, vana tee koht on umbes 800 meetrit Kotkast vastuvoolu ja siit läheb siis läbi metsade Porgastele tee välja ja ülepääsu koht on joonistatud sellesse punkti. Ma nüüd näitan teile ühte reljeefiga kaardi, siin on seesama lõik on siin, seda pole keegi kunagi uurinud, kas siin on mingid silla või ülepääsu jäänuseid, aga see oleks huvitav uurida arheoloogidele, sest nemad oleksid oma ettevalmistuse tõttu suutelised koha peal midagi välja selgitama. Aga tänapäeval toimib see tee ka ja ületulek on siin, kus inimesed elavad. Valgejõe selle kauni kääru juures, siit tuleb siis üks sild üle ja siit tullakse siis Valgejõe Kotka teed mööda tee peale ja on läinud, on aegu olnud, kui on üle tuldud ka niimoodi, et siit alla ja seda teed mööda Kolga külasse ja siis see esimene tee, mis Stewarti kaardil oli, see tuleb siis siit seda teed mööda. Ma olen neid looduses käinud vaatamas, need teejäljed on kõik kaunisti tänapäeval olemas ja võib neid ka kasutada. Nüüd, kui ma olin nagu omale saanud selgeks, et seal tõepoolest võis olla üks tee ja seda mööda siis Harjumaa ja Virumaa inimesed suhtlesid omavahel, aga siis jäi nüüd selgusetuks see, et kui Johansen väidab, et Harjust ja Järvast on tuldud Virumaale ainult seda lõunateed mööda, mis tuleb läbi Jäneda, Ohepalu, Kadrina juurde, siis on raske nagu uskuda seda, et see 20-kilomeetrine lõik otseteena, mis on Narva maanteel, see asustamata ala, kus on Kemba, Valgejõe ja Läsna külad, et see ei olnud otseteena kasutusel. Ma panin siis selle Harju maakonna skeemkaardi ja Viru maakonna skeemkaardi omavahel kokku, nii et nad täpselt istuksid üksteise peale, et need vahemaad ei moonduks. Ja tõepoolest, siin on asustuse vaba ala 20 kilomeetrit, see on siis Valgejõe ja Loobujõe piirkond ja see koht, kus Kõrvemaa lõikab Lahemaale sisse. Siin on lillaga märgitud ka nüüd need külad, mis Harju poolt on tulnud siia asustamata alani ja need külad, mis Virumaalt on. Need lähevad siis kuni Narvani välja, kusjuures ka Narva küla on ristitud 1220. aastatel. Ja kui see ots on siin juba nii ainuselgelt kasutuses, mujal siin ei olegi olnud käia kui ainult nende külade vahel, siis kerkib kohe üles küsimus, et pagan, et siin pidi see otselõika olema kasutusel. See ei saanud olla, et inimesed sellest rajoonist, kui neil oli vaja minna Virumaale abi kutsuma näiteks taanlaste Revala vallutamise puhul, et nad hakkasid siit tulema läbi Harju, Voose, Jäneda, see oli terve 1 päeva teekond, mis asi läks pikemaks ja ka tagasi tuleks, siit oleks olnud samuti 1 päev pikem. Nii et neid kaarte vaadates ja kogu seda situatsiooni jälgides on minul tekkinud niisugune tunne, et see vana Narva maantee mitte ei olnud olemas, nagu ütleb Johanson, vaid oli olemas sellel ajal ja ka juba kasutusel. Ja veel kord ma näitan teile need Narva maantee äärsed külad Harjus kuni Kolgani ja Kullavani ja teiselt poolt Loobult alates need külad, mis on Narva maantee ääres olnud Lääne-Virumaal ja mis edasi on Ida-Virumaal. Ja siit nüüd veel kord see Maa-ameti pilt, mida me vaatasime kord ja mis näitab, et põhja poolt läheb üks tee, mis on ilmselt vanem, sest ta läheb läbi asustatud alade juba enne muinasaega. Kiviaegsed leiud on ju siin nendes kohtades, tähendab inimesed pidid juba siis liikuma seal ja elama. Ja teine on siis see vana Narva maantee, mis on niimoodi kulgenud siit Kolgast alates Kembalt üle Valgejõelt, Läsnalt ja Loobule. Ja Loobult on meil juba jälle kirjalikud andmed, et see küla on olnud oma asukohal. Ja sellega on
siis minu jutt nüüd läbi, nüüd ma tahan teile näidata neid teede pilte. Siin on üks soomlaste poolt välja kaevatud tee, mille vanust nemad hindavad 2500 aasta vanuseks. See on metsarada, see on 1 meeter lai, need kivid on siia arheoloogid ise pannud äärde, et teetamm oleks pildistamise jaoks selgelt eraldatav ja vaadatav. See on siis 2500 aastat tagasi hindavad nemad, et oli Soomes juba niisugune tee. Siin on, ma olen maamõõtja ja olen liikunud palju mitmel pool Eestis ja siin on üks metsarada, mis on 2 meetrit lai. Ja ma tahan nüüd viidata, missugused olid teed siis sellel ajal, kui seda Lahemaad 1220 ristiti. Nad olidki umbes nii laiad, siin olid puujuurikad, siin olid kivid, see oli koristamata puid ka täis, aga ta oli liigutud, see maapind oli elava liiklusega lahti sõkutud. Ta oli kindlalt elav rada, aga ta oli hea korrastamata. Ja ega ilmaasjata ei vandunud vanad reisijad, et teed on väga halvad, sest et selliste juurde väljakoristamine tee pinnalt oli väga raske töö. Seda püüti asendada kruusa päälevedamisega, aga see ei õnnestunud ka neil väga hästi. Nii, ja siin on üks fotokaart Põhjarannikust 1927. aastast. Kas te saate korraks tuld oma pea kohalt ära lasta? Siis on paremini näha. Võt nii. See on nüüd parika foto ja siin on näha sügavad vankrijäljed. Selle koha peal on tee umbes 4-5 meetrit lai. Ma ei tea, kas ma jõudsin täpselt sinna kohta välja, kust parikas pildi tegi, aga ma kujutan ette, et need liivaste maade teed võisid olla kõik sellised, et ei olnud täpselt tee telgi ega tee servasid, vaid liiguti seal, kus kohas võimalik oli liikuda. Nii, no igal juhul ei olnud need teed niisugused, nagu nad tänapäeval on. Siin on väga ilus tee üle Urvaste oru, Urvaste kirik on seal taga ja see on äärmiselt kaunis pika lõigu vaade, mida Eestis üsna harva on näha. See tee on 8 meetrit lai ja hea korrastatud. Nii et vanad teed ei olnud sellised, aga nad olid olemas. Ja ongi minu poolt kõik. Tänan. No nii, suur aitäh, aga ma arvan, et kell saab vist mõne minuti pärast 6, et võib-olla palun, et enne kui me sööma läheme, Anne Kurepalu äkki ütleb midagi ilusat meile kuldse õhtusöögile niimoodi veerand tundi.